Me tänapäeval naerame puude kallistajaid. Mina kallistan puid, need on elavad olendid. Kõik elab meie ümber. Kõik elu, see on elu ja elusse tuleb suhtudagi isikuliselt. Siis lapsed tajuvad seda ära, eks ole. Ära jookse rohu peal, rohul on valus. Ära murra lille, muidugi lollusest tehakse muud ka. Aga see elav suhe, isikuline suhe, sest me oleme isikud. Meie suhe saab olla ainult isikuline. Järgmine aste loodusrahvastel ja talupoja kultuuris oli lähikosmos. Elukogemus oli õpetanud tuhandete aastate jooksul, et kuufaasidest sõltub meie maine elu ja asi. Nii, tähendab lähikosmos ja lähikosmos on ka päikesesüsteem. Nii kaugemale ilmselt mulle tundub, et siis eriti ei mindud, aga siis kui mindi, siis tehti juba päris hüppe universumi ääre peale. Nii, kõlab kummaliselt. Nii et teine aste on siis lähikosmose aste, kus arvestatakse oma elus, et meie elu siin planeedil Maa sõltub planeetide konstellatsioonidest, asenditest, aktiivsustest ligemal või kaugemal vastavalt orbiitidele asjadele ja eriti Kuu, mis vahetult mõjutab ja ilma Kuuta ei olekski siin Maa peal maine elu üldse võimalik. Nii et praegu on eriti vene õpetlastel see teooria, mulle tundub see väga nii mõtlemisvääriline, mida peab väga tõsiselt võtma, et kogu päikesesüsteem on kunstlikult loodud. Kindlate eesmärkidega, see on suur kosmiline eksperiment. Ja elu maakera peal on võimalik ainult sellepärast, et loodi kogu see süsteem. Võtke sealt üks planeet ära ja asi hakkab lagunema. See on tervik kõik. Sellega seoses on ka toredaid anekdoote. Ühe munga käest küsiti, see oli 13 sajand, et kumb on tähtsam, kas päike või Kuu? Munk mõtleb, ütleb, Kuu on tähtsam. Miks? Päeval on isegi valge. Nüüd on uus anekdoot Venemaalt. Kuna on kahtluse alla seotud väga tõsiselt, et Kuu peal polegi keegi käinud, see oli kõik üks suur show. Ja siis on selline siis nali juurde öeldud, et see on Venemaa nali. Et ameeriklased pole mitte ainult Kuu peal käinud, vaid ka päikese peal. No kuidas, seal on ju nii kuum, kas nad ära ei põlend? Nad käisid öösel. Nali naljaks, me ei tea, kas käidi või ei käidud. Film on kindlalt tehtud maa peal stuudios, aga see ei tähenda, et Kuu peale ei oleks käidud. Aga mida enam ma süvenen ja uurin, seda enam mulle hakkab tunduma, et. Ja see, mida siis nüüd välja tuleb, mis seal Kuu peal on, siis on selge, et nüüd on huvitav oodata, mis sellest hiinlaste ekspeditsioonist saab, kes läksid seda Kuu teist külge uurima. Kui Nõukogude kindral ütleb mulle rahulikult, seal on ju ehitused. Sinna ei tohi minna. Nii, seda ütleb Nõukogude raketivägede kindral. Nii. Öelge siis veel, et vandenõuteooria. Nii et mis on siis see, kui me läheme universumi piiri peale, kas universum saab olla lõpmatu? Mis on üldse universum? Kas mateeria saab olla lõputu? Ja mis on üldse mateeria? Kui ma korralikult õppisin marksistlikku filosoofiat, dialektilist ja ajaloolist materialismi, eriti teamatti, siis selle voorus oli selles, et inimene õpetati filosoofiliste kategooriatega mõtlema. Mateeria mõiste ja vastandati siis idealistlikku filosoofiat ja materialistlikku. Et maailm on materiaalne ja mateeria definitsioon oli see, et see on objektiivne reaalsus, mis on antud inimestele meelte kaudu. Mina jälle häbematult küsin professorilt, Stein oli vist ta nimi, et kui meeled ei näe, kas siis mateeriat ei ole. Et mikroskoobist alates me ju teame, et on üha peenemad vormid ja nüüd on olemas ka juba tuumafüüsika ja elementaarosakeste füüsika, et kus on piir. Ja et kas siis ei ole mateeriat, kui me ei näe. Minu isiklik teooria on see, et maailma materiaalsus on tõesti õige termin, kui me defineeriks, mis mateeria on. Kas vaimne ise pole nii peen mateeria, millele me ei saagi nii öelda jaole.
Mis te arvate sellest? Sest kui kiriklik dogmaatika ütleb, et inglid on materiaalsed olendid, kuid nähtamatud. Ja nüüd, kui me teame seda fenomeeni, et teatud tingimustel ja teatud aparatuuri vastuvõtu võimest lähtuvalt ja tingimuste kokkulangemisel saab osa nähtamatut mateeriat meile nähtavaks. Selle tõttu vaimude nägemine ei ole midagi niisugust, luulude taolist, vaid see on peenmateeria teatud tingimustel hetkeline nägemine. Kui langevad, kujutage ette, et on hulk kettaid ja ketastel on augud sees, üks auk igas kettas. Kettad käivad ringi. Missugune statistiline arv on, kus võib juhtuda niimoodi, et kõikide kettade augud on korraga ühe koha peal? Vaat kui tekib see statistiline juhus, ütleme 1/10 miljonist keerust, siis sa näed läbi sealt. Vaat see ongi ilmutuslik. Seetõttu see, kes peenmateeriat tajub ja üha peenemaid vorme tajub, näiteks kass, meie tavaline kodukass, kellest paljud ei oska midagi pidada. See on eriline fenomeen, kelle silm näeb nii peenmateeriat, mida meie ei näe. Kas me nüüd ütleme, et kass on loll või? Me oleme ise lollid. Kas meie nägemise võime on mingi etaloon, kas on mingi piir või? See õigusega me nii ülbelt arvame. Kass näeb, mida meie ei näe. Nii. Kass vaatab hirmulult ühte punkti, siis vaatab sinu otsa, siis vaatab uuesti sinna, siis küsivalt sinu otsa. Mis seal on? Sõber tuleb külla, kes on suurepärane pendlimees, kabineti ukse peal ütleb, eriline energiakoht, vaimolend. Aga kass näeb seda, mina ei näe. No. Kes siis nüüd rumal on siis? Rumalat pole kumbki, aga ma olen rumal siis, kui ma arvan, et seal ei ole midagi. Nii. Vaat see peenmateeria ja selles mõttes see, mis vaimne on, ütleme, et see on nii peenmateeria, millele meie elementaarosakeste füüsika ei pääse lihtsalt ligi, see läheb nii peeneks ära, kuhu me pole jõudnud veel. Et kaob, vähemalt minu jaoks on ära kadunud piir materiaalse ja vaimse vahel. See on niisugune tohutu skaala, mis niimoodi algab siis telliskiviga pihta ja lõpeb siis niimoodi ämarusse, kuni ei ole mateeriat. Ja nüüd jälle kaks asja. Minevikus öeldi, kuidas. Jumal lõi maailma ei millestki. See on jamps. See on religioosne jamps. Ütleme seda teiste sõnadega. Maailm on tekkinud suure pauguga ei millestki. See on teadus. Nii. Ainult sõnade kasutuseks, kumb siis on. Aga nüüd küsimus. Kui maailma ei olnud, mis siis oli? Siis ei olnud ju midagi. Kas mitte midagi on olemas? Ei ole ju olemas. Mitte midagi ainult on. Ja kui maailma jälle enam ei ole, mis siis jääb? Mis asi on see, mida ei ole? Ja nüüd Nissa Gregorius, Pseudodionüüsius Areopagita, üks olulisemaid teoreetikuid, keskaja kultuuri jaoks nimi, mida kahjuks ei tunta ega ei teata laiemalt, ehkki see on üks põhiteoreetikuid keskaja kultuuri mõistmiseks üldse. Et mida siis nemad kirjutavad? Jumal on ei miski. Absoluudina, igavikuna, lõpmatusena ta on ei miski. Ja nüüd küsimus. Kui Jumal on ei miski, kuidas saab olla inimesel kui isikul ei miskiga mingit suhet? Kuidas saab pöörduda ei miski poole, nagu inimene palvetab, et Jumalus midagi teeks? Kuidas saab ei miski midagi teha? Aga sellepärast, et inimene on isik ja tema suhe kõigega on isiklik. Ja selle tõttu ei miski on isiksustatud ja ta ongi isik. Nii. Vaat siit hakkab pihta see kõrgem religioosne matemaatika. Muidugi ma tean, et inimesed lihtsustavad asjad kõik nii ja kui ma jälle kuulen, kuidas ikka vaieldakse, et
kas ikka Jumal on olemas ja teine jälle ütleb, ikka ei ole olemas ja vaesed, lollid, ühesugused mõlemad, mida sa peale hakkad, eks ole. Et ei saa absoluudi kohta öelda, et ta on olemas, absoluut lihtsalt on. Ja vaat nüüd, kui ta tajuta seda absoluutset tühjust, mida Hiina filosoof Lao Tzu kirjutab, mis on vajalikum ja tähtsam, kas pott või tühjus poti sees? Ta ütleb, et potil ei ole mingit tähtsust. Potiga pole midagi teha. Aga tühjus on kasulik, sinna saab midagi panna. Nii. Nüüd tuleme oma enda pea juurde. Meie pea on ju ka üks pott. Mida see täis on? Mingisugust alliplöga lollusi täis. Ahah. Selleks, et sinna saaks midagi panna, tuleb pea ennem tühjendada. Ma saaks siia ühe ilusa loo juurde rääkida. Kuna ma olen seda rääkinud ja paljud teavad, siis ma kordan. Minu kõrvaarst, kes opereeris mu kõrva ja mina küsin tema käest, et teie olete ainukene, kes on minu pealuu sisse saanud vaadata. Täpselt nii küsisin. Mis seal siis on? Ja teate, mis mulle öeldi? Seal ei ole midagi, see on täiesti tühi. Nii. Milline võimalus? Nii nagu Lao Tzugi ütleb. Tühi pott, näete, mis kasulik. Nüüd on võimalik hakata seda täitma õige sisuga. Nii. Ja loodame, et see oleks võinud nii olla, siis oleks saanud sinna mahutada rohkem õiget sisu. Aga nii kaua, kui sinna need oma jauramised sisse jäävad, siis on alati suured takistused ees. No, niisugused väiksed naljalood juurde. Aga see oli küll jah, hea vastus. Seal ei ole mitte midagi. Tema muidugi pidas ilmselt silmas seda kõrvakoobast siin, et ei ole. Aga mina küsisin, mis pealuu siis. Nii, no väike nali juurde. Ja nüüd see metafüüsika kultuuris ongi see, et on mindud igaviku ja lõpmatuseni välja. Absoluudi taju viimseni. Ja nüüd, mis on ajaloo filosoofia teadusena? Kuni ei minda viimseni välja, ei olegi see ajaloo filosoofia, sest õige filosoofia läheb ainult lõpuni, kuhu me piiri paneme. Oma filosoofia nooruse hulluses tahtsin minna Kiievi ülikooli filosoofiat õppima. Seal õpetas 70. aastate alguses kuulus Tassalov. Tassalov oli skandaalne mees, tema tegi kirjutas selliseid kriitikaid lääne ühiskonna kohta, kus juures see kriitika oli täis tsitaate sellest lääne ideoloogiatest. Tsitaadid olid nii vägevad, et kui need välja korjata, siis said terve loo kätte. Iga tsitaadi järel oli ainult siis tema lühirepliik, puha vale kõik, ega see nii ei ole. Ja siis tuli järgmine tsitaat. Nii et isegi Nikita Hruštšov kirus teda, et Tassalovlus oli osav võtte võõrast ideoloogiat sokutada sisse Nõukogude Liitu. Mina tema artiklitest korjasin kõik need asjad ilusti välja, see Lewis Mumfordi tööd ja mis kõik olid tsivilisatsioonist ja lääne maailma mandumisest ja kõigest. Selle sai kõik kätte juba Nõukogude ajal. Niimoodi olid siis need lood. Nii et, aga siis tuligi vahele see niisugune asi, et filosoofia kaudu ei saa lõpuni kätte, mis siis ikkagi see maailm on. Tuleb lõpuni minna ja kuna see tavaline filosoofia jääb seisma ja ei lähe selle ei miskini välja, siis ta on järelikult puudulik ja vastus sellele, mis see maailm on, mis on ajalugu, mis on inimene või kes on inimene, ainult teoloogia on võimeline selle teemaga tegelema. Ja selle tõttu tuli minna teoloogiat õppima, et siis saada vastused nendele küsimustele, mis mind lapsest saadik piinasid. Mis on see maailm, mis on universum, mis see kõik on meie ümber? Kes küll öelda võiks. Nii. Mis see on kõik? Ja me ei tea, mis see on. Me pole teinud seda. Me oleme pandud siia ja kogeme, et meid on siia pandud.
ja seetõttu tuleb siin olla. Ja kui siis inimene, kes tajub, et ta on tulnud ülalt siia alla ja ei taha siin olla ja tahab ära minna, aga saab siiski aru, et ahah, kui siia saadeti, siis tähendab, siin peab olema. Kui nii, siis tuleb olla. Midagi pole parata. Ja kui juba siin olla, siis olla vägevalt. Ja et tundlik aparatuur läbi ei põle siin maailmas olema, sest siis tuleb siin omale nii-öelda raudrüü ümber kasvatada. See, mis te siin esikus nägite, on niisugune väliskoorukene, aga mõni inimene kasvatab omale siis liha ümber, et niimoodi õrna hingeligi keegi kallale ei saa või see niisugune kaitsekiht ümber. Mis on siis see absoluutuniversum? Ja nüüd mõni sõna veel piibliürikust. See on eriteadlaste raamat. Jumal hoidku, kui need tavalugejad hakkavad selle alusel midagi tegema ja rääkima, siis see on täpselt sama, nagu ma ostaksin füüsikaõpiku ja hakkaksin aatompommi tegema. Nii. See on eriteadlaste raamat. Seal on kindlasti palju niisugust lugemist, mis on elutarkuslik lugemine ja evangeeliumites eetilised asjad. Aga Vana Testament on ainult eranditult õpetlaste ja teadlaste raamat. Sellel ei ole midagi teha sellel, kes võtab kätte ja kõik loevad piiblit. See oli ammu selge. Ja kui aastal 1229 Toulouse'i kirikukogul keelustati piiblitekstide tõlkimine, seda keelustati ka vaimulikel, kuna sellega tegelesid juba naised, aadlidaamid, kes olid haritud ja nunnad, kes olid samuti haritud. Said siis noomida selle eest. Siis korrati seda keeldu 1246 Béziers kirikukogul ja kolmas kord Lyonis 1275. Et isegi vaimulikud ei tohi mingeid rahvakeelseid piiblitekste omada ja millega oli põhjendus. Kui rahvakeeles see ürik visata kõigile kätte, siis läheb lahti selline hullumaja, mis hävitab terve ühiskonna püsimise. See oleks umbes sama, kui jagada välja üks niisugune ilus raamat, ütleme, tervishoiu käsiraamat, alapealkirjaga ravi iseennast ja paneme kõik haiglad kinni ja kõik on ju teadlikud nüüd, kõik võivad lugeda. Mina suures tuhinas kunagi hakkasin tervishoiu käsiraamatut läbi võtma, et ta peab ikka harima ennast ja teadma. 20 lehekülge ja ma tundsin, et mul on kõikide haiguste tunnused olemas. Ja kui ma ise olin ükskord haiglas ja võtsin siis sealt arsti kabinetist, krahmasin kaasa ka teosed, et hakata uurima ja ennast harima, siis doktor Schneider tuli palatisse järele ja ütles, taik niigi, see oli sõjaväehaigla. Mina sinu närve ravima ei hakka, loe oma eriala. Õige. Lolliks lähete, kui te hakkate lugema. Poole peale saate, siis oletegi haige. See on eriteadlaste raamat. Üks asi on teadmised, mis on tervislik toitumine ja eluviisid ja need ja niisugune kõik, mis ütleme sellel tasandil, aga mitte rohkem. Ja selle tõttu ka ärge torkige piiblit inimesed, kes te ei tunne ega ei tea, mis see on eriteadlaste raamat, see on kiriku raamat, see ei ole iga mehel vehkida käes. Ja kujutage ette nüüd olukorda, et te tahate minna Mustamäe haiglasse ja siis avastate, et seal pargis, ennem kui te haigla juurde jõuate, on 7, 8, 10 putkat püsti pandud siltidega. 7. päeva meditsiin, õige meditsiin, ainuõige meditsiin, süvameditsiin. Ja iga telgi ukse ees on keegi siis nuga ja kirves käes, astu aga sisse. Nii. Kuulge, kas ma lähen ikkagi Mustamäe haiglasse professionaalide juurde? Ma ei lähe sinna telki. Ja vaat, kui see asi juhtub kultuuris, mis on rajatud kindlale lõppatuse tunnetusele ja selle kontseptuaalsele väljendile, milleks on religioon kiriku läbi, siis läheb hullumaja lahti, siis ei tea, kuhu sa jooksed. Nii. Ja jälle ma olen noominud seda vaest Nõmme raadiot, ärge torkige palun tuumafüüsikat, te ei tee pommi valmis, eks ole.
Jätke see teema, millest teil täiesti oma hambad murrate. Nii. Ärge nähke vaeva ka üldse mitte. Kutsuge eriteadlased rääkima, kui see teema on. Nii. Aga no see on lootusetu, kõik on targad. Nüüd, kuidas igaviku taju peab töötama kultuuris niimoodi, et ta toimiks seal. Sest kui kultuur kaotab igaviku taju, siis ta hakkabki niimoodi ainult veel ajaliseks minema. Seega peab igapäevases elus olema sees igaviku hetk. Igaviku hetk tähendab aja peatamist, aja pikendamist. Kloostris vaatad mehi, kõik on ühe noored. Ja siis selgub, et 40 näeb välja samasugune nagu 100, aga 100 näeb rohkem välja nagu 40. Aeg on seisma jäänud. Ja küll, klooster on ideaalne olukord, kus on võimalik niisuguses meditatiivses rahus elada, kus on nii palju aega peatatud ja igavikku toodud sinna aja sisse, et see püsiks. Leonardo da Vinci Võrratu traktaat, see on venekeelne osa, on Ermitaažis ja see on tõlgitud stalinlike repressioonide ajal vene keelde. Ja Leonardo da Vinci arutleb muusika ja maalikunsti üle. Ja mis ta ütleb? Muusika, ainult teatud muusika võib tuua ajalikku ellu igaviku taju, aga seda hetkeliselt. Kuna muusikas üks heli järgneb teisele. Selle tõttu sakraalne muusika peab olema nii nagu aeglaselt voolav jõgi väga väikese modulatsiooniga. Või modulatsioon, mis võib ka tihe olla, kuid ta jääb selle voolu sisse. Nüüd, kui Bachi muusika tuli, siis olid kloostrid kõik ähmi täis selles mõttes, et helid vahetuvad nii kiiresti, et kuidas saab siin tekkida meditatiivsus. Bachi muusikas meditatiivsus tekib selle kogu helindi pikkuse ulatuses. Aga mõelge nüüd ise, missugune erinevus on Gregoriani koraalil või monotoonsel meditatiivsel muusikal, kus ühe tooni pikkus on väga pikk ja järgmine jälle pikalt. Ja nüüd pange sinna kõrvale. Ja nii edasi, eks ole. Alles kui kogu lugu on tehtud, siis sa saad aru, et see moodustab niisuguse mingi ka terviku nii. Aga muusikas selle tõttu, et seal paratamatult vahetub see heli. Üks heli kestab ja kohe lõpeb. See tähendab, on ajutine ja järgmine ja ajutine. Ei teki igaviku tunnetust, aga maal, kus on fikseeritud tervik jäävalt hetkega, loob igavikku. Selle tõttu keskaja tahvelmaal, seda ei saa niimoodi, et sa lähed ja vaatad. Keskaja tahvelmaali tuleb istuda ja vaadata ja vaadata ja vaadata ja vaadata ja jäädagi vaatama. Ja mida väga hästi õpetas mulle minu üks kunstiajaloo õpetajatest ja Olga Kaljundi, ta õpetas detaile vaatama. Et kui sul ei ole toru kaasas, kui sa lähed mingit kunstiteost vaatama, siis vaata niimoodi üksikuid detaile. Sa ime, mis sa siis avastad. Võtke inimese nägu ette, võtke otsa esile üksikult. Vaadake tervikult, silmad naeravad. Vaatate silmi üksi, silmad on tõsised. Vaatate silmi alumise osaga, heiastavad hoopis teisi inimlikke omadusi. See on hämmastav mängimine. Ma läksin Šveitsis ühte kiriku ukse pealselt uuesti uurima, olin võtnud sõjaväebinokli kaasa ja istusin ja vaatasin ja vaatasin ja vaatasin. See äratas juba nii palju tähelepanu, et tunti huvi, et mis seal lahti on. Mis seal on. No, nüüd ma alles mäletan neid figuure üksikult. Muidu ma teadsin ainult, et seal on suur panoraam viimsest kohtupäevast. Aga nüüd on detailid. See on eriliselt huvitav on niimoodi üksikosi vaadata ja nende üksikosade muutumist vastavalt missuguse terviku osa sa võtad. See on väga huvitav mäng on see nii. Nii, et maalikunst on siis see, mis peab kivistunult või maali sisse pandult
luuakse igaviku hetk. Ja nüüd, kui kultuur tahab püsida, siis ta peab sinna sisse tooma igavikku. Ja nüüd niisugune oluline asi nagu universumi universaalne kord, maailmakord. Seal on täielik vastavus kirikukalendri pühadel ja looduskalendri pühadel. Nad on täielikus unisoonis, sünkroonis. Kõik kosmilised seaduspärasused on väljendunud kiriklikus dogmaatikas ja nendest sündmustest, mis on Euroopa kultuuri alusideoloogiale, kristlusele selle kontseptuaalse külje andnud. Kõik vastab planeetidele, kosmilistele, nii nagu ka piiblis on öeldud, kõik pidi toimuma korra kohaselt. Kord on ordo ja ordo on universaalne maailmakord. Ja kui meie seda universaalset maailmakorda tunneme ja oma elu sätime selle järele, siis me püsime. Ja sellest hetkest alates, kus tsivilisatsioon arvab, et seda korda pole vaja enam arvestada, ja tänapäeval, kus me avalikult ja teadlikult vastandame oma egot ja inimõigusi universaalsele korrale, kes kannatab? Muidugi meie ise. See on loomulik, eks ole. Ja nüüd on siis niimoodi, et kui on tegemist mingi teadusalaga, raketiteadus, tuumateadus, mis tahes teadus, mehaanika, seal inimene arvestab universaalse maailmakorraga ja füüsika seaduspärasustega, sest teisiti tehnika ei töötaks. Aga siis inimene paneb piiri, milleks on tema enda ego. Aga vaat mina ise teen, nagu mina tahan. Nii. Ja teebki ja kahjustab ennast. Ja sellepärast me olemegi praegu hukkuvas järgus, et kui ühelt poolt on hämmastav, missugune leidlikkus, missugune insener-tehniline taip, intellekt ja oskus luua kogu seda, vaadake kõige lihtsamaid tehnilisi tehaseid, seal minu pärast pudelite villimine või mis tahes, kui seda tehnikat vaatad, siis imesta, missugune insener-tehniline mõte on olnud, mis kõik selle masinavärgi on loonud ja käima pannud. Ja sama inimene kõige olulisemates asjades on sinu ees idioot. Ühelt poolt tehniline geenius. Tänapäeva inimene on nagu jonnakas laps. Räägid tehnilisest teemast, tegemist on nagu tõesti tippintellektuaalse tüübiga. Ja sealt samast on ta täielik rumal ego. Vaat ego on nii. Aga vaat mulle meeldib nii. Ma mäletan väga hästi, kui ka tõstespordi ajal tulid naised küsima, kuidas kaalu maha võtta. Ja kui ma rääkisin, kuidas, ei, aga ma tahan hästi süüa. Ma siis laske käia. Laske käia, mis te minu käest küsite. Ja. Nad tahtsid, missugune see nipp on. Ma nippi ei ole, nipi nimi on vaev ja häda ja distsipliin. Kord elus, vaat see on nipp. Ei, niimoodi ma ei taha ikka. Kuidas saab niimoodi, mingi trikiga kohe niimoodi. Üleöö niimoodi. Ostke meie firma seda toodet, 2 tunniga olete kõik bikiini vormis, eks ole, kui ilus. Hullumajaks on see maailm läinud. Ja nüüd, kui Bütsantsi kultuur, kui antiik-Kreeka on enda ammendanud kontseptuaalselt, ega siis ta muidu ei saanud kustuda, sest et Bütsantsi kultuur oli rajatud idakiriku dogmale. Sellele jumalusele, mida siis me ütlesime, et mida ei ole olemas ja mis selle tõttu just on. Nii. Ja võimu legitiimsus tuli Bütsantsis. Sellelt, kes ei ole olemas, sellele, kes oli olemas keisrile. Ja kirik sai omakorda selle pühaduse keisri kaudu. Lääne-Euroopa kultuur kujunes teisipidi. Alates Karl Suurest on võimu legitiimsuse aluseks mitte enam kuningate vereliinid nagu merovingid, vaid karolingidest alates tuleb uus legitiimsus, kus pidi saama Karl Suur keisritiitli Rooma paavsti käest. Leo 3. aastal 800. Nii. Jälle taevane maine võimuliin. Võimu legitiimsuse aluseks
ei saa olla midagi maist. Võim on oma legitiimsuse võtab taevast või ütleme siis teispoolsusest, sealt, kus kuningavõim on alla lastud ja maha lastud. See on legitiimsuse alus. Võtame Hiina. Hiina keisrite väljakul, kus paleed moodustavad terve selle kontseptuaalse süsteemi, kui kõikide paleede uksed lahti teha, siis on kõik läbi näha niimoodi. Iga palee uksepakk on umbes nii kõrge, et sealt üle astudes peab kõrgelt minema. Viimased paleed 2 tükki on lahus. Keisripalee, keisrinna palee. Nendes paleedes oli keiser ja keisrinna ainult üksi. Nendesse paleedesse ei tohtinud mitte kunagi mitte keegi teine minna. Totaalne üksindus. Seal tuli ka ise kõik teha need majapidamistööd, mis vaja. Aga keskel selle keisrite väljakul oli niisugune meeter natukene suurem läbimõõduga nii kõrge kiviplaat ümmargune. Selle plaadi peal seistes keiser vestles Jumalaga ja tegi rahvale teatamaks, milles valitsemine seisneb. Ja näiteks Li Bu, viimane Hiina keiser, 5-aastaselt istub troonil ja riigi asju vaja otsustada. Nii. Trooni taga oli vanem mees, tark mees, muidugi nõunik. Trooni sees oli auk, kus siis poisikene kuulis, mis talle öeldi. Ja siis, kui oli siis riigi asjade lahendamine, siis 5-aastane poisikene kuulas ja kuulutas oma lapse suuga selle välja. Ta õppis juba olema keiser. Ta õppis 5-aastaselt olema riigi valitseja. Keiser, nii. Kui te loete, kuidas Saksa keisreid koolitati ja ette valmistati, võtke välja minu pärast Friedrich Barbarossa ja eriti veel Friedrich II, Ottoonid. Missugune koolitus. Lapsest saadik sind õpetati riiki valitsema. Aga seda teemat me veel puudutame. Nii ja lõpuks siis viimane aeg on meil käes, mis on siis jõulud ja mis on jõuludeelne aeg 4 adventi. Advent on tulemine. No kelle tulemine? Tavaliselt arvatakse, et jõulupühade tulemine. Aga mis need jõulud siis on? Ühelt poolt muidugi on see pööripäev. Üleminek siis ühest niisugusest valgusest teise. Eelmised päevad on pimeduse päev ja siis sünnib nagu uus päike. Nii. Kõik see, mis on Kristuse eluga toimunud, on täpselt toimunud nii, nagu on kuu ja kosmiline kalender ja looduse kalendrid kõik on. Selle tõttu looduse rütmid ja sellega tõttu peaks olema säilinud ka. Ja veel 13-14 sajand, veel hiljem oli säilinud ka looduse kui kaasloodu austamine. Aga tööstuslik revolutsioon ja peale Prantsuse revolutsiooni muutus inimene looduse röövliks, rüüstajaks ja tapjaks. Siis hakkas esimesele kohale, mis? Kasum. Enam ta ei suhtunud isikuliselt. Nii. Sepp võtab terase, silitab käes, ta suhtleb nagu isikuga. Ta küsib luba. Kas sa oled nõus tulema, et ma teen sinust seda? Kas sa soovid võtta seda vormi, niisugust kujundit või teistsugust kujundit? Ja ilma naljata kõlab võib-olla naljakalt. Materjal ütleb, kas ta tahab selleks saada või ei taha selleks saada. Ja. Niimoodi võib tunnetada mateeriat. Sa tunned, et sa selle molekuli sees, ruumivõre sees oled ja sa ümber näed neid aatomeid ja asju ja eri struktuuri. Niivõrd peen on see mateeria maailm. Sa suhtled temaga, ta elab. Ärge arvake, et rauatükk on mingi tuin, külm, kõlks. Hoidku, tal on ka hing. Kõik on hingestatud. Kapitalismis ei ole enam hinge, kapitalismis on ainult kasum. Nii. Ja ainult kasum. Ja kui millegi asjaga saab kasumit, siis see tähendab, on õige. See ongi kapitalistliku süsteemi kategooriline eetiline imperatiiv. Nõukogude ajal oli selleks kommunismi ülesehitamine. Kõik, mis tuleb kasuks kommunismi ülesehitamisel, on eetiline. Aga
ebakõlblas vahend võib ka ära rikkuda ilusa ja õilsa eesmärgi, paraku nii on. Ka vahend peab olema õilis ja ka vägivaldne peab olema põhjendatud. Sest vägivalda on ka vaja, midagi pole parata. Nii. Ja nüüd 4 adventi, arv 4. 4 ilmakaart, 4 aasta aega, 4 elementi, maa, vesi, tuli, õhk, 4 temperamenti, 4 evangelisti, 4 apokalüptilist ratsanikku, 4, 4, 4, 4, 4. Ruut, 4 nurka, ring keskel, universumi sümbol. Idakiriku põhiplaan, ruut, ring. Nüüd 4 evangelisti, element maa, Luukas. Element maa on siis esimene advent. Kõik, mis on maine, konkreetne, selge. Teine advent on siis element 2 küünalt. See on siis elemendiks on, nii, mis see teine advent oli? Vesi, jah, muidugi, jah. Vesi on kaheline. Ühelt poolt elu, ilma veeta ei ole elu, aga teisalt uputus, torm, üleujutus, häving. Vee kaheline iseloom. Nii. Ristimisvesi, pühitsusvesi, eluvesi, kastmise vesi eluks. Ja teisalt ettevaatust. Vee kohutavus. Vesi ka akumuleerib, vesi puhastab, aga teisalt siis laevaukud ja kõik muud. Sakrament, vette sukeldumine, suremine, veest väljatulek, üles tõusmine. Pühad allikad, jõevool, kärestik, aga vaadake allika vesi, kui puhas on, liivapõhi allikast niriseb välja. Muinasajal pandi allikasse hõberahad, neid ei puutunud keegi, ükski varas. Hõbe hoiab vee puhta, hõbeda kiirgus, tehke proovi. Nii. Ja 3. advent on siis element tuli, 3 küünalt, liikumine, sümboliseerib siis päike, aga tuli ja vesi kuuluvad kokku, dünaamiline polaarsus, inimese kujunemine ja täiustumine. Selleks peab tulest ja veest läbi käima, karastuma peab. Karastumine oleneb millest? Süsiniku protsendist terases. Järelikult ka inimese karastumine elus oleneb sellest, kas tema genoomis on kujundlikult süsinikku ja kui palju. Ühed murduvad, teised saavad samades oludes hämmastavalt tugevateks. Mõelge neid mehi, kes veteranid mulle on rääkinud, kes idarindel teises maailmasõjas. Kui kuuled seda juttu, siis vaatad, et kas te olete tõesti elus. Kas te olete tõesti peale kõike seda läbi teinud veel elus? Kui 30 kraadi külmaga magatakse augus 4 meest seljad koos telkmantel peal, jäädi ellu. Talvel ujuti veel mitte külmunud jõest läbi, aga enam ei jõutud riide panna, paljud külmusid surnuks. Need, kes kõik need põrgud läbi tegid, näljad, viletsused, asjad ja haavatad ja mis kõik tahes, peale sõda vangilaagrid 10 aastat ja tulid välja, mis nad tegid. Olid elus edukad, rajasid perekonnad, kasvatasid lapsed üles ja praegu kohtud üle 90-aastaste, ligi 100-aastaste meestega, mõistused värsked, silmad säravad, füüsiliselt terved. Nad on tulest ja veest läbi käinud, nad on karastatud. Aga nad rääkisid ka seda, et kellel oli nõrk psüühika, samades oludes murdusid. Nii inimesega on. Üks siis tules ja vees karastub, teine murdub. Nii et see aeg on siis mõeldud selleks advendi aeg, et inimene 4 elemendi läbi katsub enda läbi, kujundab oma egoistlikku väikest mina suuremaks minaks. Ja kuidas see toimub? See toimub niimoodi, et see väike mina siis on meie ja uus mina. Sest meie oma egoistlikku mina peame lihvima
kõrgemaks minaks koos teistega. See tähendab meie. Me arvestame teistega. Me arvestame teise inimesega, kes on ka mina. Ja alles selles minasuses, ühiskonnas, väiksemas kollektiivis, kiriku koguduses kujuneb selle egoistliku väikese mina kujunemine kristlikuks kõrgemaks mina teadvuseks, mis vaatab läbi selle meie juba selle pisikese kunagise mina peale, et no olin ma küll ikka pisike punn, aga tähtsust täis. Noh, niimoodi on siis lühidalt see, mida advendi aeg peab kui ettevalmistuse aeg, et kohtuda kontseptuaalselt kõige kõrgemaga. See on siis ideaal selle inimese mudeliga, sest kultuur töötab siis, kui tal on arhetüüp. Kes on praegu arhetüüp? Noh, kas Michael Jackson või poplauljad, näitlejad? Kes on see arhetüüp, inimese eeskuju mudel, kelle moodi kõik peaksid tahtma olla? Elades meies, minana, arvetades teistega, eks ole. Seda polegi enam. Kultuur elab nii kaua, kuni see kultuuri inimese arhetüüp on kõigile üks ja kõik orienteeruvad ühele arhetüübile. See tähendab, kõikidelt eeldatakse teatud kindlaid käitumise norme ja reegleid teise inimese suhtes. See on lugupidamine teise suhtes, kes on ka nagu mina, aga see teine mina vaatab mind. Nii. Ja seda on hea koolitada selliselt, et mina sain selle tarkuse sipelgate käest. Olin väga uhke, et sipelgad tegid pesa minu sepikoja ukse juurde kohe sinna. Ja mina mõtlesin, mul on isegi oma sipelgad. Ja siis ehmatasin ära, et oot. Aga sipelgad vaatavad, et neil olen mina. Miks siis nemad ei tohiks nii vaadata? Mina ju valvan, et nende peale ei astuta, teen puulaudadest käiguraja, panen kännu otsa mett, mida nad käivad söömas. Neil olen ju mina. Kellel siis kes on? Nii et aitäh, sipelgad. Igaüks võib sind õpetada. Iga putukas võib sulle midagi õpetada. Ja see on tore, kui sa äkki taipad, et sind on õpetatud. Sipelgas vaatab ju sind. Või kui vee all ujudes kohtud kalaga, kala ajab punni silmad imestusest, ujub sulle vasta maski peaaegu, et mis elukas see on. Äkki näed ennast kala silmadega. Kala on ilus, voolujooneline, ideaalse kujuga vette sobiv. Ja vaatad siis päike selja tagant oma enda aarmeid, mis vari on seal mere põhjas, siis ehmatad ära. Äkki sa saad aru, et sa oled ju mingisugune 8 jala moodi koletis. Kala silmadega vaadates sa oled ju kole. Sa ei saa elus olla kala silmaga vaadates. Kala elu mõiste on hoopis teine. Vaata, et õpid teise silmadega ennast vaatama. Nii et laskem ennast õpetada igaüks. Ja iga asi siin ilmas on meie õpetaja, kui me ainult oskame õppida, paraku.